Tegemist on gümnaasiumiastme õpilaste loomingu näitusega, mis keskendub noore inimese identiteedi otsingutele ehk siis nooreks inimeseks olemise ilu ja valu. Võib öelda, et see on tõeliselt aus ja kohati isegi võib-olla liiga aus eneseväljendus. See võib olla isegi ehmatav. Kui me kujutame ette, et noor inimene või noorus üldse peaks olema selline rõõmus ja sillerdav, siis see näitus näitab, et tegelikult on seal olemas ka teine pool, mis on hoopis sügavam. 11. klassi õpilane Karl-Kristof Rebane esineb näitusel visuaalset mõju installatsiooniga Vaba kui lind, mille üheks osaks on õnnetult hukka saanud kalakajakas. See kajakas oli sattunud 12-aastaste laste ohvriks. Ma proovisin seda küll päästa, aga oli liiga hilja. Aga vaadates seda kajakat tundsin, et sellest saaks ikka väga kõva installatsiooni. Kunst on oma aja peegeldus ja kindlasti looja mõtete ja tunnetu vahetu esitlus. Selle mõte on see, et näidata, et inimesed isegi siis, kui nad arvavad, et nad või kontrollivad ennast ja on täiesti vabad, siis tegelikult niimoodi ei ole. Et igal inimesel on omad piirid, mis me endale ette seame. Nii palju jahmatavalt ausat ja mõtleva panevat kunsti ühes ruumis näitab, kui enese ja ühiskonnakriitiline, aga samas ka haavatav on noor inimene. Nagu ka pealkiri ütleb, et kes mina olen, siis ma ei ole veel siia endast selgusele jõudnud. Ma ei tea, mida ma tulevikus teha tahan, ma ei tea, kelleks ma saada tahan ja see mõte kogu aeg peas kordub minus. Ja ma küsin seda endalt üsna tihti, aga ma ei ole sellele veel vastust leidnud. Vaatajad, eriti lapsevanemad, õpetajad ja noortega tegelejad leiavad sellel näitusel kindlasti põhjust enda sisse vaadata ja küsida, kas me märkame ja toetame piisavalt. Näitus jääb Haapsalu linnagaleris avatuks 3. aprillini.